Jeruusalemma kohta on olemas väidetavalt 70 erinevat nime. Järgnevaga räägime aga põhjustest, miks neist 70 just Jeruusalemm on saanud kõige kuulsamaks. Põhjus lasub vaid ühel mäekünkal, millised küll leidub terves maailmas tuhandeid, kuid siiski ainsal, kuhu Jumal valis lasta kuningas Saalomonil ehitada endale oma maise jalajäri, oma pühamaa. Nõnda ütleb Issand. Taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda, mida te tahate mulle ehitada? Ja kus saaks siis olla mu hingamispaik? Kui Saalomon ehitas Ofelimäele esimese templi, sai tõeks Jaakobi unenägu, mida ta nägi siit 15 kilomeetrit põhja pool Peetelis, kus inglid kõndisid mööda treppi taevast ülesse ja alla, tehes Jeruusalemmast esimese füüsilise paiga planeedil maa, kus Jumal elas. Tempel oli see, mis tegi Jeruusalemmast kogu Iisraeli rahva südame ja imetlusväärse turismiobjekti ka muudele rahvastele. Jeruusalemm hakkas kiiresti arenema tõmbekeskuseks, pealinnaks, rännete sihtpunktiks. Igaüks tahtis kas või kordki elus näha linna, kus Jumal elab ja kus võib näha Iisraeli kõige suurepärasemat ehitist. Kord otsustas kuningas Taavet korraldada rahvaloenduse, mis ei olnud Jumalale meelepärast. Selle tulemusel tuli Iisraeli keskele laastav katk, mis hävitas inimesi tuhandete kaupa. Kui siis Taavet anudes hüüdis Jumala poole katku peatamiseks, võttis Jumal kuulda tema palvet ja katk peatus just siin, sel samal Mooria mäel. Taavet otsustas sellesse paika püstitada altari Jehoovale ja ostis jebuuslase Aruna käest endale terve selle maatüki. Mooria mägi ei paista meile täna eemalt vaadatuna enam mäena, vaid pigem platvormina, sest Herodes Suur kujundas selle ümber. Algselt aga oli siin kalju, mis täna on muhameedlaste kaljumossee kuldse kupli all peidus. Arvatakse, et sellel kaljul kummardasid jebuuslased loojuvat päikest. Juudid usuvad, et sellel kaljul lõi Jumal Aadama ja et see on maailma keskpunkt. Nende kaalukate argumentide tõttu otsustas Taavet oma südames ehitada just sellesse paika templi. Seal pidi puhkekohjal leidma Jumala laegas, mis asus sel ajal veel lepingutelgis Siilos. Ütles kuningas prohvet Naatanile. Vaata ometi, mina elan seedripuust kojas, aga Jumala laegas asub telgiriide all. Taavet, kes oli valanud palju sõjaverd, ei saanud Jumalalt mandaati templi ehitamiseks. Kuigi ta tegi suured ettevalmistused grandioossemaks ehituseks kogu Iisraelis, kogudes tohutul hulgal kulda, väärismetalle, sai templi ehitamise volitused tema poeg Saalomon. Piibel kirjeldab Saalomoni templi ehitusprotsessi üsnagi üksikasjalikult. Kallid materjale, mida templi ehituses säästmatult paigutati, oskustöölisi, keda toodi kaugetest maadest, Iisraelis mitte leiduvaid materjale, nagu näiteks seedripuitu parvetati kohale meritsi Liibanonist ja kõik selleks, et Jumala koda tuleks suurejooneliseim kui ükski teine hoone maailmas. Jumala instruktsiooni kohaselt ei tohtinud templi ehitusplatsil tahuda kive ega saagida puitu. Kõik materjal pidi olema valmistatud ülitäpse mõõdu järele juba kivimurrus.
on imeväärne vaadata neid mitmekümne tonniseid kivimürakaid, mis on lõigatud juveliiri täpsusega ja siis imeväel lohistatud templi ehitusplatsile ja asetatud paika nõnda, et nende vahele ei mahu isegi paberileht. Kui viimaks saabus see suur päev, mil Saalomoni tempel pidulikult ja ekstravagantse tseremooniaga sisse õnnistati, saabus koheselt sellesse asuma Jumala kohalolu. Tõepoolest sai sellest paik, kus Jumal elas ja kõneles oma rahvaga. Saalomoni tempel püsis ligi 400 aastat, läbides selle aja jooksul palju laastamise ja ülesehitamise perioode erinevate jumalike ja jumalatute kuningate valitsuse all. Templi hävingu käigus kadus ka Jumala algne lepingulaegas, mille Mooses oli valmistanud. Seoses laeka saatusega on läbi aegade tõusnud hulgaliselt vandenõuteooriaid. Osad väidavad, et see on peidus Vatikanis või Egiptuses või Etioopias või isegi siinsamas templimäe all. Kuigi need on lõputud debatid, on siiski ilmne, et laegas ei ole tänaseni hävinud, vaid on kusagil peidus. Kui see oleks hävinud, siis ilmselt need, kes omasid seda informatsiooni, oleks tulnud ka sellega avalikkuse ette. Saalomoni templi kurva saaga finaalis ilmus välja jõudu kogunud Paabeli kuningas Nebukadnetsar. Ta hävitas templi Tisha B'Av aavikuu 9. päeval ja viis Paabelisse vangi kõik, millel oli väärtus, kaasa arvatud eliitklassi rahva. Neist jäid maha vaid tulest mustaks põlenud kivihunnikud ja vaesem osa rahvast. Väga detailidesse laskuvat kujundlikku kirjeldus sellest me võime lugeda Jeremiia nutulauludest, millega lõpeb Saalomoni templi kurb saaga. Aastal 600 enne Kristust profeteeris Jesaja uue kuninga tõusust, kes annab loa taastada tempel ja Jeruusalemm. Kes ütleb Kooresele, mu karjane, tema viib täide kõik, mida ma tahan ja ütleb Jeruusalemmale, sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel. Nii loeme Nehemia ja Esra raamatu sündmustest, et see tõotus sai teoks, kui rahva jääk Paabelist tagasi pöördus ja alustas templi taastamistöödega. Serubabel, juutide üks liidreid, juhtis templi taastamist, kuid võrreldes Saalomoni templi hiilgusega oli see valmis saades vaid selle hale replika. Herodes oli väga oma rahva poolt vihatud. Ta oli Rooma vasallkuningas, kes püsis võimul ainult sellega, et ta puges Rooma imperaatoritele. Aga tema suureks kireks olid megaehitused, grandioossed ehitused tolle aja maailmas, nagu Herodium, Kaljukindlus, Massadal ja muud ehitused nagu Kaiseraja linn. Need olid suured megaehitused ja maailma imed, mis oleks ka täna olnud ilmselt rekordite raamatutes. Need kõik aga vihastasid juute, sest nendega tõi Herodes Juudeasse roomalikkuse. Et aga parandada oma mainet juudi rahvas silmis, otsustas ta kasutada oma annet, et ehitada Jeruusalemma suurejooneline tempel. Tema ees seisis aga esimene suur väljakutse. Mooria mägi oli lihtsalt liiga väike koht, mahutamaks tema suuri visioone.
Ta ehitas mäe ümber müürid, täites nende sissepoole jääva ala võlvide ja maakamaraga. Nii valmis maailmas suurim inimkätega tehtud platvorm, mis on täna endises suuruses meie ees, mille pindala on 11 kaasaegse jalgpalli väljaku suurune. Tema idee templi uuendamiseks ei olnud vaimuliku eliidi poolt koheselt eriti soojalt tervitatav, sest vaimulikud kartsid, et äkki Herodes lammutab templi hoopiski ega ehitagi seda üldsegi üles. Tema töö kätkes veelgi suuremaid väljakutseid. Kogu kivimaterjal, mida kasutati templi ehitusel, mida oli ligi 1 000 000 tonni, pidi murtama ja tahutama ülitäpseteks valmisplokkideks Jeruusalemma ümberkaudsetes kivimurdudes. Ta ei saanud ka kasutada mitte vaimulikke, ehk siis oma ehitajaid ja insenere, nii nagu ta tavaliselt oli teinud, vaid ta pidi koolitama välja 10 000 preestrit töö ülevaatajateks, sest mitte vaimulikud ei tohtinud teha templis tööd. Tööd alustati 15 aastat enne Jeesuse sündi ja täiesti valminuna püsis Herodese tempel vaid mõned aastakümned, enne kui Rooma armee selle aastal 70 jõhkralt hävitas ja tegi maatasa. Hämmastava kokkusattumusena oli selle hävitamise päev täpselt sama, mis esimese templi, Saalomoni templipäevgi, 9. aavikuu päev. Jeesuse eluajal oli tempel suurimaks ehitiseks kogu maailmas. Jeesuse jüngrid, olles pärit kaugest Galilea kolkast, olid hämminguis nähes sellist ebamaist ehitist. Kuid Jeesus nähes prohvetlikult ette templi saatust, profeteeris ette tema tulevikku nõnda. Ja Jeesus tuli pühakojast välja ja läks edasi ja ta jüngrid astusid tema juurde talle pühakoja hooneid näitama. Jeesus hakkas rääkima ja ütles neile, eks te näe seda kõike. Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi peale, mida maha ei kistaks. Tänaseks seisab sellest templist originaalsena alles vaid läänemüür, mida kutsutakse nutumüüriks, ja maal olevates tunnelites Herodese asetatud grandioossed kiviplokid. Suurim neist kaalub ligi 600 tonni. See Herodese arhitektide kivimürakas, mis on asetatud nende poolt templimüüri, läänemüüri seina, on 30 meetrit pikk. See on saetud valmis kusagil kaugel eemal kivimurrus ülitäpse mõõduga ja kuidagi siia imeväel lohistatud. Ta kaalub sama palju kui 2 täislastis lennukit, millega me lendasime Iisraeli, ja kaalub siis ligi 600 tonni. Juutide ja kristlaste vaenulik Rooma impeerium teeb aastal 313 äkitselt kannapöörde. Rooma keiser Konstantinus pöördub ristiusku ja kuulutab selle ainsaks legaalseks religiooniks kogu impeeriumis. Nimelt näeb ta ühel lahingueelsel ööl und, kus ta saab instruktsiooni, et kui ta läheb lahingusse ristimärgi all, siis ootab teda suur võit. Ta lasebki joonistada sõdurite kilpidele ristid ja ta võidabki lahingu nii, nagu ta nägi seda unes. Roomlased, kes olid oma jumala teenimises käega katsutavate kujude, templite ja kohtade kesksed, vajasid nüüd oma uues usus leida üles kohad, kus sai alguse nende usk. Konstantinus saadab oma ema Helena Jeruusalemma, kellest saab pühamaa esimene arheoloog. Helenal veab juba algusest. Ta leiab ühe vana juudi, kes veel teatavasti mäletab paika, kus toimus Jeesuse ristilöömine ja matmine. Selles kohas aga seisavad Hadrianuse püstitatud Veenuse ja Jupiteri templid.
need lammutatakse ja kaevates selles paigas üha sügavamale, jõuabki ta välja sellesamasse paika. Siin oli kunagi veesistern. Kõikide üllatuseks leiab Helena selles veesisternis puutükke ja naelad. Helena jaoks ei ole enam kahtlust. Need ongi Jeesuse risti säilmed ja naelad, mis teda hoidsid ristil. Paik puhastatakse ja siia kerkib aastal 325 esimene Konstantinuse püha hauakirik. Üleöö saab Jeruusalemmast kristlik linn ja pühast hauakirikust uus palverännakute rahvusvaheline sihtmärk. Püha hauakirik on ristiusu seisukohalt maailma kõige olulisem kirik. Selle kiriku pärast on sõditud vähemalt sama palju kui templi enda pärast. Kui aastal 1099 Fatimiitide kaliif Al-Hakim tegi selle kiriku maatasa, siis alustas paavst Urbanus II ristisõda, esimest ristisõda Pühale maale, sõnadega Deus vult ehk Jumal tahab seda. Ristisõdijad vallutavad linna, taastavad kiriku, taaspühitsevad selle, kuid loomulikult on see väga kaugel Konstantinuse grandioosusest. Pigemini meenutab see kirik, mida me täna näeme, rohkem seda, mida taastasidki ristisõdijad omal ajal. Kuid tänases kiriku haldamises on üks üllatuslik seik. Selle eest vastutajaks ja selle võtmehoidjaks on aastast 1192 üks moslemi perekond nimega Nusseiba, kelle määras ametisse linna ristisõdijatelt vallutanud moslemite juht Saladin ise. Kujutage ette vaid, juba ligi 1000 aastat astub Nusseiba perekonna esindaja igal hommikul kell 4 läbi inimtühjade Jeruusalemma tänavate ja avab kiriku uksed. Kell 11 sulab ta taas hauakiriku uksed ja jalutab võtikaenlast tagasi koju, et hommikul avada taas kirik ja nii 1000 aastat järjest. Kiriku sisemus on jaotatud erinevate kristlike konfessioonide vahel. Kreeka, Armeenia, Süüria ortodoksid, Rooma katoliiklused, Etioopia koptid ja Etioopia kirikud jagavad seda ruumi omavahel. Nende läbisaamine on kaugel sõbralikkusest. Erinevatel aegadel on siin peetud lausa omavahelisi rusikavõitlusi kui ka väiksemaid sorti sõdu, kus ei ole puudunud ka haavatud ja langenud. Islami levik algas Muhamedi surma järgselt, kui tema järeltulijad alustasid laiaulatuslikke vallutusi kogu maailmas. Alustades maailma alistamist oma uuele religioonile, jõudsid esimesed islami vallutajad ka Jeruusalemma. Ajal, mil Bütsants oli nõrgenenud, oli linna vallutamine neile kerge saak. Õnnetuseks juutidele kerkisid uue religiooni islami pühad mosseed just täpselt samasse paika, kus algselt olid seisnud mõlemad juudiusu templid. Kuid kuna selles kohas laiutas tühjus, siis nagu öeldakse, loodus tühja kohta ei salli, eriti sedavõrd nõutavas paigas. Kõik, kes siia linna tulevad, teevad endast foto kuldse kübara taustal, mis on Jeruusalemma kõige ilmestatuim maamärk. Aga kui siin oleks seistud 2000 aastat tagasi, oleks turisti selfie taustaks hoopiski Herodese tempel, mille püha paiga ehitus oleks kõrgunud 2 korda kõrgemale taevasse kui see kuldne mütsikene, umbes 15-korruselise maja kõrgusel.
Hilisem traditsioon Muhamedi öisest nägemusest ja tema hobusest Borakist ja taevasse tõmbamisest, kus ta käis Allahiga kõnelemas, kinnitasid sellele kohale kogu islami maailma pühaduse pitseri. Ja fraas Jeruusalemm püha kolmele religioonile saigi linnale uueks käibelauseks. Kristlastele on Jeruusalemm püha, sest siin leidis aset kogu maailma päästmine Jeesuse Kristuse Jumalast läkitatud päästja kaudu. Peale Jeesuse ülestõusmist saab aga Jeruusalemmast esimese koguduse tekkimise linn, pühavaimu väljavalamise linn ja esimese missionikeskuse linn. Linna pühadus kristlastele on andnud neile põhjuseid siia ehitada lugematul hulgal kirikuid, praktiliselt iga piibli sündmuse kohale ja mõnele neid lausa mitu. Väga eriline kirik on aga Agoonia basiilika, mis asub Getsemani aia kohal. See on vaieldamatult üks ilusamaid kirikuid Jeruusalemmas. Kirikul on veel teinegi nimi, kõikide rahvaste kirik. Nii kutsutakse seda seepärast, et selle kiriku sponsoreerisid 12 riigi katolikud kirikud ja nende mälestuseks on kiriku katusel 12 halli võlvkuplit. Selle põrandas näeme kaljut, millel Kristus ahastas kord oma viimast võitlust enne oma kannatuse teekonda. Kiriku aknad on värvilisest alabasterkivist ja valguse varjundit, mida see kombinatsioon kiriku sisemusse heidab, loob sündmuskohaga väga täpselt harmoneeruva atmosfääri. 1800-ndatel olid venelased usinad kirikute ehitajad Jeruusalemmas. Õlimäe panoraamilt ei saa märkamata jääda kuldsete sibulatega Maarja Magdalena kirik ja Õlimäe tipus olev kõrge üle linna ulatuva kellatorniga Vene taevaminemise klooster. Meile on see küll tuntud seepärast, et siin elab tänini Eesti soost nunn ema Ksenia. Tänaseks ei rahulda juute kaugeltki mitte palvetamine tuimade kivimürakate juures. Nad mitte ainult ei ela sellises passiivses ootuses kolmandast templist, vaid on tegemas selleks väga aktiivselt ettevalmistusi. Kolmas tempel on juutide usu kohaselt eeldus Messia tagasitulekule Iisraeli keskele. Jeruusalemmas asuv templi instituut tegeleb praegu aktiivselt kolmanda templi ettevalmistamisega. Menora, mis on siin meile kõigile vaatamiseks välja pandud, on nende kätetöö. Hetkel nad treenivad leviitlikku preestreid, aretavad isegi ohvriloomi, mis on vaja selle templi ohvri teenistuse jaoks, teevad neile preestritele riideid ja tegelevad kõige sellega, et kui ühel päeval nad saavad selle templi ehitatud, siis on kõik perfektselt valmis. Kas juudi rahval siiski õnnestub ehitada kolmas tempel? Poliitilistes sündmuste valguses on see ilmvõimatu. Isegi kui juudid lähevad relvastatud turvasaatel täna üles templimäele, ähvardab olukord koheselt plahvatada mässuks. Pühamutte linna pühadust tõlgendavad täna paljud iseenesele kasulikul viisil. Selle linna pühamutte külge on klammerdunud sõjas ja rahus, diplomaatias ja relvadega paljud rahvad oma usus oma jumalasse. Paljud pretendeerivad enda õiguslikule kohalolule siin, sest kuskil ajaloo või linna vallutamise käigus võisid nad endale ehitada siia oma pühamuid. Kuid kas vaid pühamu omamine on piisav argument linna omaniku ees, et siia jääda ja omal viisil
omi jumalaid teenida ja kummardada. Palverändurid, kes tulevad alandliku südamega Iisraeli jumalat otsima, mõistavad ehk selle linna pühadust kõige paremini. Jumal käskis Moosesel valmistada seaduse laeka ühe kõige olulisema elemendi, mis oli 24/7 Jumalal lähedal olekus, ühest konkreetsest puust. Ta käskis seda teha just ühest puust. See puu, millest Jumal käskis Moosesel valmistada seaduse laeka, on siin minu ees, see on akaatsia puu. Akaatsia puu kasvab kõrbes, ta kasvab väga rasketes tingimustes, ta kasvab lõõmava päikse all, kus on vähe vett ja tal on raske ellu jääda, tal ei ole siin lihtne. Miks Jumal käskis teha seaduselaeka just nimelt sellest puust ja mitte tammepuust või kasepuust? See saladus on selles, et kui akaatsia puu kasvab ise rasketes tingimustes ja tal on ise raske, ei ole ta seadnud enda eesmärgiks oma raskused ja mured, vaid ta on teinud iseenda kuju selliseks, kuidas ma ütleksin, päiksevarju kujuliseks, et kui nüüd tulevad inimesed või loomad, kes kõrbes on kuumuse käest minestamas, tulevad siia alla ja nad leiavad varju ja saavad selle puu poolt teenitud. See puu sai ülendatud Jumala poolt sellepärast, et ta oli teenija. Ja nõnda samuti meie, kui me tahame saada Jumala poolt ülendatud, olla tema läheduses, kogeda Jumalat oma elus rohkem, me peame olema teenijad, nii nagu akaatsia puu on.